Aitäh ja aeg on välja kuulutada aasta e-autosportlane, kelleks on Risto Kappet. Teeme talle suur aplausi, Risto kahjuks ei ole siin. Risto osaleb praegusel hetkel Maastrichtis Sim Formula 2024 etapil, aga on saatnud meile video, nii et vaatame Risto videot. Tere õhtust, autosportlased, ja tervitused siit Hollandist Maastrichtist. Põhjus, miks ma olen täna siin, mitte teiega seal mellu nautimas, on see, et sama ajal, kui teie gala alles algab, on minul lõppemas mu enda võistlus ning mõtlesin, et mis parem viis selle tiitlile au teha, kui jätkata võistlemist, kus iganes võimalik ning ennast esindada igal pool, kus suured võistlused toimuvad, isegi kui autospordigala on minu jaoks tegelikult hooaja üks olulisem koht, kus nähtav olla, aga võimalus siis läbi video teiega olla äkki kompenseerib selle. Aasta on tõesti väga tihe olnud, sai see alguse 12 kuud tagasi siit samast, kus ma Sim Formula Europe võistluselt sain teise koha. Sellel järgnes siis huvitav periood, kus ma pidin terve aasta sõitma platvormidel, mida ma absoluutselt varem ei tundnud. Alustades siis Rennspordiga, täiesti uus e-spordi mäng, kus aasta lõpuks jagati välja üle 1,5 miljoni euro, mis on enne olematu. Pluss ma sain seal ka lõpuks rajal näost näkku sõita senise parima Eesti autosportlasega, aga teda siis punktiarvestuses ka võita, mis on tore. Siis tuli esimene Eesti meistrikate etapp GT-autodega, see oli Assetto Corsa kompetitsioone platvormil. Samuti läks natuke aega, et kiireks saada, aga sain täitsa tiitli peale võidelda. Lõpus teine koht saada oli minu jaoks vägagi suur rahuldus. Siis aasta tippsündmus oli kindlasti e-olümpia. Sain minna siis Eestit esindama olümpiale, aga jah, Singapuris toimus e-olümpia, kus siis osaleti autospordis Gran Turismoga ka PlayStationi peal, millest mul polnud mingit kogemust. Palju aega valmistada polnud, aga kutsutud riikidest olingi kiirem. Profidel jäin küll alla, aga kogemus oli sellegi poolest meeletu. Selle kogemuse sai pärast edasi tuua Eestisse, kus me siis korraldati mängutöö raames esimene korralik Gran Turismoga lava peal võistlus, mille ma siis sain võita, mis oli kena. Siis selle järgnes suve lõpus Formula e-autospordisari, mis siis oli terve pika hooaja kulmineering, et me saime Londonis siis osaleda laivis samamoodi suure publikumi ees lava peal, ka päris Formula E siis finaali ajal, sama publik oli seal, ka läks hästi, sai teise koha, aga isegi Formula E-ga seotus on minu jaoks võib-olla kõige tähtsam, sest et nagu te paljud teate, siis peale suure autospordi vajaduse on minul ka vajadus mõtestada maailma läbi keskkonna ja ühiskonna tervisehoiu, nii et seal oli väga palju inimesi, nii sõitjaid kui korraldajaid, kes on selles osas väga heaks eeskujuks, kuidas seda kahte maailma siduda ning see on kindlasti mingi teema, millega ma tulevikus aina rohkem tegelen. Siis sügisel tuli meie enda teine Eesti meistrikate sari, jällegi iRacingu peal, F4-ga, mis siis FIA on üle maailma standardiseerinud. Samuti täiesti uus sõidustiil, kõik minu jaoks uus, aga ka läbi pika töö ja heade võidusõidu momentides sain selle 3. koha endale kindlustatud, mis on samamoodi suur asi minu jaoks. Et siis oligi kokkuvõttes aasta selline, kus väga palju võite ei tulnud, aga oli võimalus siis ennast esindada väga palju, mis äkki ongi minu jaoks kõige olulisem. Siis ma saan luua just neid seoseid ja puutuda kokku inimestega, kes aitavad kogu seda e-autospordi maailma ja päris autospordi maailma kokku viia, sest et see ongi minu kõige olulisem, et kuidagi aru saada, et miks see ei ole nii nagu mingid muud mängud, vaid see reaalselt aitab kaasa näiteks Eesti autosportlaste taseme kasvatamisele. Et olgu see nii ringraja sõitjatele kui ka kardipoistele kui ka rallisõidjatele. Ma usun, et seda kompetentsi me saame kõik kasvatada, kui meie enda e-autospordi stseen on tugev ja toimub palju kõrgetasemelisi võistlusi. See, kui meil saavad rajal kokku nii tuleviku kui mineviku meistrid on täiesti uskumatu koht, kus kogemusi vahetada ja tase on väga kõrge. Ning jah, 2024 plaanidest ma kindlasti kavatsen edasi võistelda, kuidas võimalik, alustades siis Eesti meistrikatega, mis ka kohe on algamas. Ma olen nüüd siis ka täiskohaga kooliõpilane, aga ma usun, et ma leian aega, et ikkagi sama asja edasi teha, sest et tõesti see tehtud töö on nii suur, et on palju head, mida sealt pealt ära kraapida ning kindlasti kavatsen edasi sõita ka hobikarti, kus mul on ka palju kogemust, et kus iganes on mõni auhinnaline hobikardi võistlus, seal ma kaasa teen, kusjuures on ka tulemas siis elektri hobikartide meistrivõistlused Šveitsis, kuhu ma kvalifitseerusin. Sellest rääkides mul on ka veel lunastamata mu Vormel E 2 ringi päris vormeliga, mis nüüd peaks siis Valencias meil see test ära, aga nüüd peaks Itaalias meil kevadel see uuesti tekkima. Nii et on mida oodata. Ja tänamisest tahaks tänada kindlasti nii Eesti päris kui virtuaalselt siis autospordiliitu, kes on ikkagi need kaks maailma kokku viinud. 3 aastat tagasi sükist terminit nagu e-autosport polnud olemas. Nüüd me saame siin kaadal olla ja kõik asjad on palju rohkem seotud. Süsteemid on seotud, sõitjad on seotud, see on ülisuur samm ja see aitab järgmisi samme astuda.
siis kindlasti autosport Team Estonia, kes on mind isiklikult väga palju aidanud, ma olen siis 2 aastal saanud nende ridades olla. Nad on tõesti pannud mind tundma kui päris sportlast, ma olen saanud käia konverentsidel koos teiste olümpiasportlastega, olen saanud rääkida päris sportlaste probleemidest, ma olen saanud palju toetust, nii et see on olnud väga suur asi minu enda motivatsiooni hoidmiseks. Siis kindlasti sponsorid, lisas Euronics Eesti, kes ka aitas siis olümpiaga ning jätkavad oma entusiastlikku toetust ka sel aastal. Ning lõpetades siis kõikide fännidega, tänu kellele see tiitel võimalikuks sai. Eesalt siis kõige suurema fänniga, kes kohe selle tiitli lavalt vastu võtab. Nii et aitäh teile ja head päeva jätku. Aitäh Ristole ja see kõige suurem fänn on Risto Kappeti ema, kelle me palume nüüd siia selle lauhinnale järgi. Saab siis Ristole pidulikult, ma loodan kodustes tingimustes üle anda. Me liigume edasi ja enne kui läheme järgmise kategooria juurde, järjekordne Eesti aasta auto finalist, kellega tutvuda.